põlisrahvastele. Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all viibivate põlisrahvaste manifest. Me oleme siin põlisrahvas Lauga jõe ning Liivi lahe, Ristna, Unva ja Piusa jõe vahel. Enne meid pole teada, et keegi teine oleks elanud meie maadel. Paarsada aastat vähem kui 1000 aastat tagasi suruti meile sõjaga peale lepingud, mille alusel me loovutasime oma suveräänsuse võõrastele vallutajatele. Need vallutajad vaheldusid ning üks okupatsioon järgnes teisele. Iga uus valitseja kärpis täiendavalt meie vabadusi ja piiras meie õigusi meie maale, metsadele ja vetele. Esimese maailmasõja harjal andis Eesti maapäeva vanemate nõukogu välja manifesti kõigile Eestimaa rahvastele, millega kuulutas Eestimaa tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides iseseisvaks. Järgnenud võidukas vabadussõjas suudeti võitudega Vene ja Saksa vägede üle tagada nimetatud piiride tunnustamine, välja arvatud Vadjamaa rahva asualade jäämine neist piiridest välja. Põlisrahva hinges aastasadu alles hoitud vabadusaade oli just nagu võidule pääsenud. See osa põlisrahvast, kes oli seda kandnud, võis jääda rahule. Selles rahulolus jäi märkamata, et tegemata jäi väga tähtis tegu. Jäid valimata põlisrahvaste kogud Saaremaal, Põhja- ja Lõuna-Harjus, Virus, Järvas ja omaaegsete alistumislepingute tühjaks kuulutamiseks nende kogude poolt. Jäi kasutamata võimalus anda riiklusele põline ja kindel alus. Loodi hoopis uus riiklik moodustis, Eesti Vabariik. See uus riik pidi realiseerima põlisrahva vabaduse ja õigused. Kuid okupatsioonide suksessiooni jooksul oli osa põlisrahvast kaotanud oma identiteedi. Põlvest põlve kestnud kollaboratsionism oli ühe osa rahva hulgas teinud oma töö. See osa ei osanud näha ega austada muistset vabadusaadet. Sellesama rahva osa ning suuresti temast kasvanud eliidi suunamisel viidi läbi maareform, kuid taastamata jäi tingimusteta ja reservatsioonideta põlisrahva maa omand. See lõpetamatus, tõelise õiguslikkuse rakendamata jätmine ja olemus. Kollaborantliku eliidi järjekindlusetu arusaamine sõltumatuse sisust maksis kätte uute okupatsioonide käigus ja tulemustes. Kui Nõukogude impeerium ajus ja taas oli võimalik taastada riik, võttis oma identiteedi kaotanud osa rahvast suuna põlisrahva ürgõiguse täielikule eiramisele. Uus riigi ideoloogia lähtub okupatsioonide suksessioonist. Maa kui omand on selgelt kaubaartikkel rahvusvahelise raha haardes. Riik ise on oma olemuselt neokolonialistlik. Sõnadest lähtutakse manifestist kõigile Eestimaa rahvastele. Maarja Maristi muutmisega riigi kõrgemaks ordeniks on aga praegune Eesti Vabariik asunud otseselt võõraste vallutajate võimustruktuuridele toetumise teele. Eelkõige esimese, see on piiskop Alberti ning Rüütli ordu riigiõigusliku aluse sulandumisele Eesti riikluse alustesse. Põlisrahva seisukohalt on see suund vastuvõetamatu ning võrdub tegeliku reetmisega. Põlisrahva maaomandi põhimõttest loobumine aga on suundumine põlisrahva maata jätmisele ja tähendab välja suretamist. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele annab isegi sõltumata tema koostajate mõttest otsese viite ja võimaluse mõista neid nimetet rahvaid kui erinevaid maarahvaid. Viru ja Lääne, Harju ja Saare, see tähendab neid samu.
kes toona sõlmisid alistumislepingud vallutajatega, esinedes sellesama rahvusvahelise õiguse subjektidena ehk sinnamaani iseseisvate natsioonidena. Tõdeme, meie põlisrahvana ei kujuta endast ühtlast ja homogeensat massi, vaid hoopis omavahel tihedalt seotud rahvaid, kes olid vallutuseni 800 aastat tagasi suveräänsed. Need rahvad olid oma maade, metsade ja vete jagamatud omanikud. Kõige kõrgem õigus maale väljendus kogukondade ning nende liitude kihelkondade õiguse kaudu. Vabadussõja tulemusena sündinud rahvusvaheliselt tunnustet riik jäi tahtmatult poolele teele. Omal ajal vallutuse läbi suvereniteedi kaotanud rahvused ei deklareerinud oma sõltumatuse taastumist sõjalise võidu tulemusena. Riik ei sündinud nende liitumisena maakondade konföderatsiooni või föderatsioonina. Maa jagamatus põlisrahva omandina ei leidnud taastamist kihelkonna rahva omandiõiguse ülimuslikkuse taastamisega. Sisuliselt riik, uustekkeline Eesti Vabariik, usurpeeris selle omandiõiguse. Tulemusena võidi loovutada pool Madise kihelkonnast sovjettide sõjaväebaasiks. Eesti Vabariigi taastamine 10 aastat tagasi ei jätkanud samalt kohalt, vaid astus sammu edasi ning teda on seespeale arendatud täieliku neokolonialistliku režiimi suunas Euroopa suurrahvaste huvides. Kui meie riik olnuks föderatsioon ja sinna kuulunuks võrdse osalejana põlisrahvas, setod, kas siis olnuks võimalik poole nende maast loovutamine Venemaale pelgalt valitsuse otsusega? Kui oleks taastet kihelkondliku maaomandi ülimuslikkus ja selle vaidlustamatus põlisrahva omandina, ei saaks valitsusringkonna praegu arutada niinimetatud riigimetsade müümist erakätesse ja selle tõttu tõenäoliselt välismaalasist omanike valdusse. On vaja alustada põlisrahva, sealhulgas kõigi meie rahvaste identiteedi taastamist ning end põlisrahva liikmena määranute koondumist põlisrahva kogudesse kihelkondlikul alusel. Kihelkonna põlisrahva esindused peavad teatama oma omandiõiguse ülimuslikkusest kõigi teiste maa omandisuhete suhtes ning eriti deklareerima praeguse riigivõimu õiguslikku võimetust müüa riigimetsi kellele tahes. On tarvis alustada teekonda põlisrahva maapäevade valimisele ja maakondlikule enesemääramisele. Esimeseks ülesandeks selle juures on vallutusaegsete alistumislepingute tühistamine, tuginedes vabadussõja tulemustele, võõrvõimu tegelikule lõppemisele meie maadel ning toetudes Rooma paavsti vabandusele katoliku usu ja kiriku nimel veretöö ohvriks langenud rahvaste ees. On tarvis alustada läbirääkimisi ja sihtide seadmist uue föderatiivse riigi loomiseks maakondade liiduna ning sellega rööbiti surve avaldamist praeguse riigi struktuuridele ning välja kujunenud poliitilisele eliidile, kes selgelt tegutseb põlisrahva huve eirates ning eesmärgikindlalt suundub meie rahvaste maade Euroopa suurrahvaste kolooniaks muutmisele. Meie peale vaatavad meie esivanematest sajad põlved ning oleme kohustatud alles hoidma metsa, maa ja veed meie kõikide järgnevate põlvede jaoks. Meil on see veel võimalik, meie lastel enam mitte. 3. august 2002. Kalle Eller, Lembit Tõns, Jaak Musin, Juhan Kõdar, Asso Kommer.